Tere tulemast siis tagasi meie nutikodu loomise kursusele. Täna jätkame Arduino kasutamisega, ehk et teeme natuke keerukamaid asju ka läbi. Mis meil siis täna plaanis on? Alustame siis sellest, et paneme Arduinole külge välise LED-i koos takistiga. Siis proovime Arduinot kasutada koos liikumisanduriga, koos niiskusanduriga, koos servoga ja servoga me teeme või siis proovime läbi ka siis teekide kasutamise, vähemalt Tinkercadi keskkonnas. Alustame algusest. Kõigepealt siis Arduino koos välise LED-iga. Täna võib siis kasutada eelmisest korrast juba pooleli jäänud skeemi, kuna me seal väga palju midagi ei teinud. Või siis luua uue skeemi täiesti nullist peale. Aga uuele skeemile siis tuleks Arduino Uno ka panna. Skeem iseenesest on lihtne. Väljundi 2 ühendame takisti esimese otsaga, ehk et siis takisti sisendiga nii-öelda. Takisti teine pool läheb siis LED-i pluss poole külge ja LED-i miinus läheb Arduino groundi. Põhimõtteliselt me säilitame siis suure osa sellest eelmisest Uno LED-i vilgutamisest. Natukene teeme mõningad muudatused. Ehk et kõigepealt me vahetame siis LED built-in konstanti välja väärtusega number 2. See on siis meie otsa number. Koodis näeb välja selline. Muus osas siin väga suurt muudatust ei ole, ehk et me kõigepealt pin mode'is panime või muutsime siis selle LED built-in'i numbriks 2 ja samamoodi siis loop funktsioonis selle digital write'ide juures samamoodi LED built-in muutus numbriks 2. Nii, aga selleks, et elu natuke lihtsamaks teha, meie praeguses koodis see võib-olla nii hästi välja ei tule, aga tulevikus, kui teha juba keerukamaid koode, lahendusi, siis on lihtsam kasutada tegelikult konstante või muutujaid. Üks võimalus selle jaoks on siis selline, et me defineerime kõigepealt nii-öelda siis klassi konstanti nimega LED pin, mille väärtus on 2. Tegemist on siis täisarvulise konstantiga. Pin moodis määrame siis ta väljundiks ja loop'is digital write'ide juures number 2 asendame siis selle sama konstanti nimega. Ja tulemus peaks jääma ikkagi samamoodi, ehk et meie LED jääb iga sekundi tagant vilkuma. Tasub siis tähelepanu pöörata sellele, kus konstant defineeriti, ehk et nagu ma teda ka ju nimetasin klassi konstant on ju, siis tema skoop on siis terve faili ulatuses, mis on klass, me täna väga palju ei räägi, aga põhimõtteliselt tasub jah siis aru saada sellest, et kõik, mis on siis seal enne void setup'it kirjutatud, on siis skoobiga terve fail. Ja selliselt saab teda siis kasutada terve faili ulatuses. Muul juhul ei näeks üks funktsioon, vähemalt üks funktsioon siis ei näeks selle konstanti väärtust, aga seda väärtust on tal vaja teada. Ja samamoodi siis sarnaselt saab siis ükskõik millist digitaalset signaali edastada, ehk et siis ükskõik mida sisse või välja lülitada. Sealhulgas ka näiteks releisid, millel me praegu väga palju ei peatu. Järgmine komponent, mida kasutada, on liikumisandur. Tegemist on siis passiivse infrapunanduriga. Nimetus ongi passive infrared. Põhimõtteliselt registreerib siis PIR keskkonnas olevat temperatuuri muutust ja selle tõttu siis kasutatakse teda eelkõige liikumisandurites või siis ruumi hõivatuse näitamiseks, ehk kas ruumis on keegi või pole kedagi. Ehk et jah, leiab kasutust paljudes liikumisanduriga valgustites samamoodi. Meie lahenduses saab siis voolu Arduino 5 voldi ja GND otste pealt ja PIR väljastab siis nii-öelda digitaalse signaali. Võib ka põhimõtteliselt öelda, et ta väljastab binaarse signaali, ehk et väljundil saab olla 2 võimalikku väärtust, kas siis 1, kui on liikumine või 0, kui liikumist ei ole. Skeemina näeb välja selline.
kus siis punasega on antud pirrile +5 volti, mustaga on siis viidud ground ja kollasega on siis otsa kolme küljest või siis otsa kolme külge ühendatud tema väljund. Ehk et Arduino jaoks on siis ots 3 sisendiks seekord ja kollast juhet kasutatakse väga tihti just signaali juhtme värvina. Ja koodis on ta siis meil selline. Me sellise koodi teeme täna. Trellity Define on veel üks võimalus, kuidas defineerida näiteks muutujaid või konstante. Me jätame ta muidugi kirjapildilt samasuguseks, nagu ta meil ennem oli. Ehk et suurte tähtedega, ehk et meie suhtume temasse kui konstanti, ehk et me ei muuda tema väärtust. Väärtuseks on ta lihtsalt 3 võrdusmärki ei ole vaja ja semikoolonit pole siis sellise kirjapildi puhul vaja. Saab kasutada ainult siis nii-öelda klassi muutujate defineerimiseks ja siis selle muutuja tüüp tuvastatakse siis tema enda väärtusest. Ja defineerimise koha pealt siis see asukoht ongi kõige üleval. Esiteks tagab see loetavuse ja teiseks C++ nõuab tegelikult, et asjad oleks siis järjekorras paika pandud, et defineerimine peab tulema enne kasutamist siis ka faili siseselt. Setup funktsioonis me teeme siis täpselt seda sama, mida tavaliselt, ehk et kõigepealt siis käivitame jadapordi suhtluse, ehk et see serial begin. Jääme ikka sama kiiruse juurde, ehk et 9600. Määrame siis pin mode'is ära, et pin on meil sisend. Ja mida see pin mode siis oma olemuselt ootab, on siis 2 parameetrit. Esimene on siis millise pinni kohta nüüd see muudatus tehakse ja teine on siis see, et milliseks see ots siis määratakse, kas siis sisendiks või väljundiks. Loop funktsioonis me siis loeme kõigepealt sisse pirranduri signaali. Kuna me teame, et see saab olla igal antud ajahetkel ainult kas 0 või 1, on siis tegemist meie jaoks hetkeseisuga täisarvulise muutujaga, kuigi siin saaks kasutada ka tõeväärtusmuutujat ehk et booleani. Ühesõnaga, loeme siis selle digital read käsuga sisse pirpin otsa pealt, ehk et digital read funktsioon ootab parameetrina, millist otsa ta lugema peab. Ja kui nüüd see pir value on võrdne 1-ga, ehk et see 2 võrdusmärki on siis võrdlemine, et kui pir value väärtus on 1, siis me prindime välja lause, meil on liikumine, ehk et we have movement. Ehk et 1 on siis meil ainult selles olukorras saab see väärtus olla, kui pir tuvastab liikumise. Printline funktsioon on siis funktsioon, mis ootab parameetriks ükskõik sisuliselt millist muutujat. Hetke me siis prindime string tüüpi muutujat, aga siin võib kasutada ka numbreid, char'e ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Lihtsalt printline lisab printimise lõpuga reavahetuse, eksisteerib ka tavaline printkäsk, mis reavahetust ei lisa. Ja delay'd me kasutame siin ehk siis viivitust, me kasutame siin selle jaoks, et me ei loeks liiga lühikese aja jooksul mitut liikumist, ehk et me natukene vähendame siis seda printimiste arvu serial monitori. Kui me nüüd simulatsiooni käima paneme, siis tekib pirri peal tuvastustsoon, kui sinna klikkida, kus siis on tuvastustsoonis sees, on joonistatud üks rohekas sinine ringike ja seda ringikest saab lohistada. Ja kui seda lohistada, siis pirr tuvastab liikumise. Ja siis tänu sellele, et pirr tuvastas liikumise, peaks serial monitori prinditama meie ette antud tekst. Ja selle nägemiseks tuleb siis vajutada serial monitori lingil koodi akna all. Ja tulemus peaks nägema välja midagi sellist. Järgmiseks me siis kasutame sihukest asja nagu niiskusandurit. Oma olemuselt on ta siis mõeldud mulla niiskustaseme mõõtmiseks.
mõõdis saab olla antud anduri puhul vahemikus 0 kuni umbes 900. Ja paneme selle siis kokku kas siis uuel skeemil, nagu minul on tehtud, aga võib ka lisada ta vanale skeemile, et nad ei sega üksteist, ehk et kõikide katsete otsad on, või siis jah, on valitud selliselt, ütleme, et nad oleks erinevad, et kui keegi tahab kõiki asju ühel skeemil kasutada, siis on see suhteliselt lihtne. Mis siin tehtud on see, et punasega või punasjuhtmega on siis antud niiskusandurile Arduino +5 otsa pealt toite ots, maa ots on siis veetud musta juhtmega Arduino GND otsa külge. Ja siis niiskusanduri signaal on viidud Arduino A0 sisendisse. A0 on siis mõeldud analoogssignaalide lugemiseks. Analoogsignaali puhul on siis see, et väärtus saab olla praktikas igal antud ajahetkel vahemikus 0 kuni 1023, sõltuvalt siis mõõdetavast suurusest. See, et konkreetne andur ei väljasta rohkem kui 900, see on andurist tulenev teema, mitte siis sellest analoogsignaali sisendist. Nii, koodis näeb see asi siis välja niimoodi. Kõigepealt me defineerime muutuja nimega MMOS sensor, millele väärtus on siis A0 ehk et see viigunumber. Jällegi mina olen kasutanud siin hashtag define'i või siis Trillit define'iga, kes kuidas seda asja nimetab. Saab kasutada ka constant varianti, et defineerida teda konstantiks üldse. Suurt vahet päeva lõpuks ei ole, töötab samamoodi, lihtsalt minu enda mugavus on selline, mis ütleb, et see hashtag define töötab parem. On minu jaoks mugavam kasutada. Nii, siis setup funktsioonis, mis me teeme, jällegi kõigepealt käivitame siis serial monitori, määrame siis selle kiiruseks 9600, samamoodi siis pin mode funktsioonis määrame selle moist sensori sisendiks, ehk et siis A0 pin on meil sisendiks, umbes täpselt niimoodi võiks seda põhimõtteliselt lugeda. Edasi läheme loop funktsiooni, kus me loeme sisse siis analoog read käsuga MMOS sensori otsa pealt, ehk et A0 otsa pealt lugemi. Kuna tema väärtus saab olla ainult täisarvuline, siis me teeme muutujaga int tüüpi või siis integer tüüpi, on ju. Prindime selle siis järgmisel real välja ühe reaga, ehk et see sama print line. Ja ootame 1000 millisekundit, et seda delay'd me kasutame siin ainult selle jaoks, ehk et see on siis 1 sekund, kasutame siin ainult selle jaoks, et vältida liigset printimist. Seda väärtust saab igaüks kas siis suurendada või vähendada, kuidas keegi tahab. Kui on liiga palju, saab väiksemaks teha, kui liiga vähe saab suuremaks teha ja nii edasi. Et see on lihtsalt mul endal valitud, kuna see tundus minu jaoks kõige loogilisem. Ja kui me nüüd selle simulatsiooni käima paneme, siis serial monitoris peaks nägema niiskusanduri lugemit ja niiskusanduri väljundi mõjutamiseks tuleb talle peale klikkida ja tekkinud liugurit nihutada. Näeb siis välja niimoodi. Kui nüüd seda liugurit nihutada vasakule poole, läheb see lugem väiksemaks ja kui nüüd nihutada see liugurit paremale poole, läheb see lugem suuremaks. Ja seda peaks olema ka serial monitoris näha. Mis on analoogandurite puhul või siis analooganduri väärtuste puhul üks väga huvitav omadus on see, et nii Arduino IDE'l kui ka Tinkercadil on siis võimalus analoogandurite väärtusi välja printida graafiku kujul. Näeb see siis välja siin meie puhul selline, et iga printimine siis joonistatakse graafikule. Vahemiku valib siis Arduino IDE või siis ka praegu hetkel Tinkercad iseseisvalt vastavalt sellele, mis see tema tuvastatud maksimaalne ja minimaalne ehk et piirväärtused siis olnud on. Selline graafiku vaatamine võib olla teatud tingimustel informatiivsem kui lihtsalt prinditud väärtuste lugemine. Eriti kui neid printimisi tehakse hästi tihedalt, hästi kiiresti, siis kõiki üksikuid muutujaid ei pruugi näha olla, aga graafikult nad tulevad teatud tingimustel päris hästi välja. Arduino IDEs on siis samasugune asi olemas nupu all serial plotter. Järgmiseks kasutame siis niisugust asja nagu servo. Tegu on siis ühe levinuima mootori tüübiga, teda juhitakse PWM signaaliga
ja meie kasutame siis tema juhtimiseks potentsiomeetrit. Potentsiomeetrit me kasutame siis sisendina, et määrata ära, millise nurga peaks servo võtma. Ja PWM-i olemus on nüüd siis sellel joonisel. Põhimõte on siis selles, et PWM-il määratakse ära, kui pikalt mingisuguse aja jooksul ollakse siis asendis 1. See on siis niinimetatud eesti keeli harvendustegur, inglise keeles duty cycle. 50% tähendab siis seda, et me oleme mingisuguse aja jooksul 50% olekus 1 ja 50% ajast siis oleme olekus 0. 75% puhul siis samamoodi ütleme, et 75% ajast oleme asendis 1 ja 25% ajast oleme asendis 0. Ja siis sama kehtib ka 25% duty cycle'i puhul, lihtsalt vastupidi. PWM-i saab samamoodi kasutada ka näiteks leedi heleduse muutmisel, lisaks siis servode juhtimisele. Ja on veel päris mitu erinevat asja, kus PWM-i saab kasutada. Sõltub siis seadmest. Nii, uuel skeemil või siis jällegi olemasolevat muutes paneme siis kokku skeemi, kus meil on ühelt poolt on siis servo. Servo miinus või ground on siis Arduino groundi küljes. Servo pluss on Arduino 5 voldi küljes ja servo signaal on siis kollase juhtmega viidud ühendatud Arduino viiguga 5. Tegu on siis sellise viiguga, millel on PWM signaali väljastamise võimekus. Seda on hästi lihtne selgeks teha selle järgi, et seal on see laineline joon numbri kõrval, viigu numbri kõrval siis. Potentsiomeetri ühendamine on üsna sarnane, kus siis potentsiomeetri vasakpoolne ots on pandud samamoodi Arduino groundi külge. Potentsiomeetri parempoolne ots on samamoodi siis Arduino 5 voldi küljes ja potentsiomeetri siis keskmine klemm on viidud Arduino siis A1 klemmi külge. Mõte on siin selles, et niimoodi me tagame selle, et potentsiomeetri väärtus saab muutuda 0-st 1023-ni, ehk et siis päriselus pingetena mängides 0-st voldist 5 voldini. Ja see keskmine klemm siis selle vastava pingega väljastab, sõltuvalt siis potentsiomeetri asendist. Põhimõtteliselt mõte on siis see, et äärmistele klemmidele antakse maksimumpinge, ühele poole siis miinus, teisele poole pluss ja keskmine klemm on siis muutuva takistusega, ehk et tema pinge väljund sõltub potentsiomeetri asendist. Potentsiomeetri äärmisi klemme võib ühendada tegelikult ükskõik kumba pidi, lihtsalt kui nad ühendada nüüd vastupidi, ehk et vasakpoolne 5 voldi külge, parempoolne groundi külge, siis hakkab ta tööle põhimõtteliselt vastupidi. Ehk et siis nupu keerates paremale poole hakkab pinge vähenema, mitte kasvama. Praegu oleme teinud vastupidi. Kood on üsna pikk täna. Koodis näeb see asi välja siis tehniliselt võttes selline. Kõigepealt me lisame servotegi. Tegi lisamine käibki siis hashtag include käsuga, kus siis include'ile järgneb suurem väiksem tähemärkide vahel siis tegi nimetus koos siis selle .h laiendiga. Nimetame neid asju siis teekideks, ehk et see servo H on siis servoteek. Teekide kasutamiseks tuleb siis kasutada sama sõna include ja väiksem suurem märke. Põhimõtteliselt sinna pannakse siukene asi nagu päisev fail ehk et header fail, selles ka see laiendi tunnus, see .h. Meie koodis on see siis servo.h on ju ja selliselt saab kasutada juba varasemalt kirjutatud koodi, et lihtsustada programmeerimist. Arduinol on siis mitmeid sisse ehitatud teeke enim levinud seadmete juhtimiseks. Teeke saab ka juurde määrata, küll mitte kahjuks Tinkercadi keskkonnas, aga Arduinos on see, või Arduino IDEs on see üsna lihtsasti lahendatud. Et saab võtta kellegi teise loodud koodi ja selle lisada enda lahendusse. Et see on üsna lihtsaks tehtud. Järgmisena me siis nüüd kasutame jälle seda varasemat versiooni muute defineerimiseks, ehk et meil on, või siis konstanti defineerimiseks, ehk et meil on int konstant, seekord siis küll muutuja kirjapildiga, aga see on tegelikult nüüd konstant kindlasti kohe. Tegu on siis A1 sisendiga. Järgmiseks me võtame siis
potentsiomeetri väärtuse, mis on siis jällegi täisarv ja täisarvuna määrame ära ka nurga, mis siis hoiab selle servo nurka, mida see servo võtma peaks, vastavalt siis potentsiomeetri väärtusele. Siin tasub nüüd tähele panna seda, et kuna me ei ole omistanud nendele klassi muutujatele väärtust, siis kui me tahaks seda muutujat kasutada näiteks koheselt välja prindis, siis see jällegi annab meile vea teate, sest et sellel muutujal ei ole tegelikult väärtust, mida printida. See on lihtsalt, ütleme, infoks. See on järjekordselt üks viga, mida pahatihti tehakse, aga jah, meie seda siin koodis ei tee, kuna jõuan sinna kohe. Loome ka siis servo objekti, ehk et me võtame selle teegi, mis me sisse tõime faili alguses ja sellest objekti loomiseks me teeme lihtsalt servo, mis on siis nüüd see teegi tüüp ja mservo objekt, ehk et siis mservo obj määrab ära selle, et tegemist on siis servo objektiga, hetkel samamoodi väärtustamata muutuja, aga ta saab koheselt oma väärtuse setupi teise rea peal ja ma kohe jõuan sinna. Setupi esimesel real me siis teeme jällegi jadapordiga suhtlemise algatamise, et me saaks midagi välja printida ja järgmisel real me siis lisame või siis ühendame nii-öelda selle servo mingisuguse otsa külge, mis on meil siis praegu ots 5, on ju. See on siis meil selle servo juhtimise ots, kuhu siis PVM-i saab väljastada. Me jõuame siis loop funktsiooni, kus me kõigepealt loeme sisse selle potentsiomeetri väärtuse, jällegi analoogriigid käsuga, poteka sisendi konstanti pealt. Seekord me kasutame natuke teistsugust printimist. See tuleb välja kõige paremini siis, kui me selle asja kõik lõpuks käima paneme. Ehk et me kõigepealt prindime sõna potentsiomeeter, sellele järgi me prindime potentsiomeetri selle nurga, mis me just sisse lugesime, või siis potentsiomeetri väärtus, mis me sisse lugesime. Mida see teeb, on see, et see prindib need kaks asja ühele samale reale, aga me pole veel printimist lõpetanud. Järgmiseks me teeme hoopis veel huvitavama liigutuse, kus me arvutame selle potentsiomeetrile ette antava nurga map käsuga. Map käsk töötab siis selliselt, et esimese parameetrina me anname ette selle väärtuse, mida nüüd vaja mastaapida, tegemist on siis mastaapimise käsuga. Järgmiseks me anname ette, millised saavad olla selle sisendi miinimum, maksimum väärtused ja väljundi miinimum, maksimum väärtused. Ja sellega siis Arduino teeb mastaapimise ja muudab selle potentsiomeetri väärtuse arusaadavaks servole. Järgmiseks me siis prindime põhimõtteliselt kõigepealt siis teksti, kus me alustame komaga, siis on tühik, nurk, koolon, tühik. Seda on vaja meeles pidada, sellepärast, et muidu oleks see tekst natuke raskemini loetav serial monitorist. Ja viimase käsuna me prindime siis selle nurga välja, mis me just arvutasime, aga seda siis nüüd print line käsuga, mis lisab siis rea vahetuse kõige lõppu. Ja niimoodi saab tegelikult väga huvitavaid printimisi teha. Kui on vaja mitme muutuja väärtust välja printida ja nii edasi, siis saab seda tegelikult teha kõik ühele reale ja täpselt samamoodi, nagu see siin tehtud on. Siis me kirjutame selle nurga ka servo objektile, ehk et siis servo objekt.write käsuga ja see write ootabki siis seda mastaabitud nurka. Ja põhimõtteliselt on viimane asi, mis me teeme, on see, et me ootame 500 millisekundit. Mõte on siis selles, et servo jõuaks võtta oma nurga ka. Et Tinkercadis pole see vahet. Põhimõtteliselt võib servo hulluks saada, päriselus on vaja jätta natukene aega, et see servo jõuaks ka reageerida. Muidu on see, et on oht, kui väga kiiresti tema suundasid muuta, siis see servo ei pruugi väga pikalt vastu pidada. Nii palju võib veel juurde mainida, et see nii-öelda PVM-i genereerimine, millest siin vahepeal juttu oli, see nüüd on siis see, mida see teek meie eest ära teeb. Muidu me peaks hakkama seda PVM-i ise välja arvutama, aga kuna meil on olemas servo teek, siis seda teeb servo teek meie eest ja me ei pea nii palju vaeva nägema.
ja paneme, kui nüüd panna siis simulatsioon käima, siis me saame potentsiomeetri asendit muuta selliselt, ühesõnaga, me saame siis potentsiomeetri asendi muutmisega muuta ka servonurka ja väljaprint peaks ka töötama päris ilusti ja näeb see siis välja selliselt. Ja lõpetuseks, mis me siis täna tegime? Kiusasime Arduinot hästi palju. Kõigepealt kiusasime teda LED ja takistiga, siis me kasutasime temaga koos liikumisandurit, mis on siis digitaalne sisend. Siis me kasutasime niiskusandurit, mis oleks meie jaoks siis analoogsisend ja servo, mis on meie jaoks analoogväljund. Ja samamoodi saime natuke tutvuda ka teekide kasutamisega. Ja tänan vaatamast.